siit kardina vahelt ja kogu see miljöö siin on selline hästi soe ja toetav. Mul on ääretult suur au ja hea meel seda projekti täna siin tutvustada, sest ma olin üks nendest, kes selle seemne mulda pani, aga seda taime hooldasid, väetasid, kastsid väga-väga suure meeskonna liikmed. Ja olen ma siin täna rääkimas kui arst, kui onkoloog, mitte ainult administratiivkohustustes, vaid iganädalaselt praktiseeriv arst, nende patsientidega kokkupuutuja, nii regionaalhaiglas kui ka Pärnu haiglas, et kodulähedane keemiaravi ei ole täna enam kellegile ilmselt uudis, et see on üle-eestiliseks juba aastate jooksul kujunenud. Ja tsiteerides Agu Sihvkat, et kõik ausalt ära rääkida, ma alustan kaugemalt ja kaugemalt nii geograafilises kui ajalises mõttes. Enne meie projekti meil oli teada juba maailmast erinevatest maadest mitmed randomiseeritud uuringud, kus sellise mudeli kasutamine vähipatsientidel on oma efektiivsust kinnitanud, ka patsiendikeskset käsitlust, kulutõhusust, on see siis e-proona või Promsina. Ja siit ainult 3 välja tooduna ning viimane ka tulemuslaididel, kus professor Paš oma meeskonnaga on ära tõestanud, et selline kaugmonitooring, vähiravi on ju aastatesse teinekord ulatuv raviperiood ühe patsiendi jaoks ja ka tema perekonna jaoks, et selline kaugjälgimine ja patsiendi kaasamine ühelt poolt parandab elukvaliteeti patsiendil, teiselt poolt vähendab mõttetuid EMO-sse pöördumisi, ma ei räägi, et vähendab kõiki EMO-sse pöördumisi, aga neid, mida saaks ära hoida. Ja mis on onkoloogia jaoks eriti tähtis, ta tegelikult parandab ka üldist elulemust. See on see, mida me kõik tegelikult onkoloogina neid ravisid tehes sooviksimegi, et meie patsiendid elaksid kauem. Ja kus see tuleb? Tuleb ravisoostumusest. Ühelt poolt ja teiselt poolt sellelt, et me saame kätte ravist tulenevad kõrvaltoimed võimalikult varakult, need ei suuda süveneda ja ei vii ravi katkestamiseni. Samamoodi on mitmeid uuringuid ka rakenduskoha pealt maailmas. Mida patsient vajab? Kas see alati ühtib sellega, mida mõtleb onkoloog ja onkoloogina ja ütleme see vähiravi meeskond? Meie eesmärk ravi alustades on see, patsient saaks terveks. 5 aasta elulemus on meie kuldne standard. Aga siin on üks eesnäärmevähi näide, kus 3 raviasutust 3 erinevast riigist, ravitulemused perfektselt sama suured, ülikõrged. Ja siis 2 järgmist skaalat on patsiendi arvamus, milline on tema elu kvaliteet ja mis on tema jaoks tähtis selle raviga, nii ravi tulemuse kui raviperioodi vältel. Täpselt sama küsimuse, mida vajab patsient, küsisime me ka enne seda OnContacti projekti toimunud piloodis koostöös siis Riigikantselei innovatsioonitiimi, Eesti Haigekassaga, tookordses nimetuses Sotsiaalministeeriumi, regionaalhaigla ja ka patsientide ning nende perekondadega. Ja sellest piloodist tulid üsna mitmed projektid pilootidena regionaalhaiglasse. Punasena ma märkisin ära siin selle, mis meid taas kord julgustas sellist projekti ette võtma, et patsientide nende lähedaste soov oli saada 24/7 kontakti ravimeeskondadega. Mõtlesin, see on ebareaalne. See on ebareaalne, et keegi õdedest kogu aeg vastab telefonile, meilidele ja sealt tuli mõte, et otsida üks digilahendus, mis võiks seda toetada. Samamoodi oli patsientide soov, et EMO kogemus ei ole hea. Et kui soovitus on, et pöörduge EMO-sse, siis seal on kaua oodata, seal on palju patsiente, on paha olla. Kas oleks võimalik kuidagi seda teisiti lahendada?
Ja siit edasi sündiski mõte osaleda Haigekassa innovatsioonikonkursil siis vähipatsiendi e-toe projektiga. Ja nagu ma ütlesin, meil oli palju partnereid, ka Pärnu haigla proovides ja piloteerides siis tõelist kaugmudelit ehk kuidas toimub partnerhaigla ja vähiravikeskuse vaheline koostöö, kus patsiendid saavad ravi mõlemal pool, aga suurem osa ravimeeskonda asub ühes raviasutuses. Teaduspartnerina TalTech ja Tervisekassa loomulikult ning me kasutasime juba osades riikides hästi toimivat Kaiku Health platvormi, mis sai hangitud riigihankena, sest et selle maksumus läks üle igasuguste muude teede kasutamist. Ja mis siis täpsemalt me tegime? Kõigepealt vähktõvega patsiendi kaugteenusmudel ja selle piloot oli esialgselt plaanis rakendusuuringuna, kus siis patsient kodus ükskõik millisel ajahetkel saab täita sümptomküsimustikku, kus on valideeritud küsimused, valideeritud raskusastmed ja see kõigepealt saadetakse läbi siis Kaiku Health süsteemi tehisajule. Esimesena vastab patsiendile tehisaju, selekteerib need küsimused ja vastused, see on tõenduspõhine ja kui tehisaju hindab, et mul ei ole seda vastust, siis tema suunab selle edasi õele ja õde omakorda, kui tema pädevus lõpeb, on järgmine kontakt raviarst. Lisaks oli võimalik vestlusaken, et kui need probleemid, mis patsiendil olid, ei mahtunud selle sümptomküsimustiku sisse, siis oli võimalik ühendust võtta ka vestlusakna kaudu. Nagu ma ütlesin, me kasutasime juba olemasolevat Kaiku Health platvormi. Tehisaju annab personaalse ja tõenduspõhise vastuse. Eesmärgiks, üheks kindlasti patsiendikeskseks eesmärgiks on patsiendi elukvaliteedi hoidmine terve selle raviperioodi ning patsiendi nõustamine, kuidas hakkama saada nende probleemidega, mis konkreetselt selles ajaintervallis võivad tekkida. Et vähendada EMO külastamisi ja patsientide kaasamine. Ma olen täiesti veendunud, et tänasel päeval me ei saa enam edasi minna, ilma et me raviprotsessidesse pidevalt ei kaasaks patsiente ja osad haiguste puhul ka nende peresid. Nii raviotsuste tegemisel kui ka raviotsuste muutmisel. Ja kaasatud valim sai moodustatud regionaalhaiglas ja Pärnu haiglas ravi saavate soole- ja rinnavähi patsientide kogumina, kes varasemalt ravi polnud saanud, ehk nad ei olnud mõjutatud mingist varasemast kogemusest. Ja lisaks piloteerisime siis seda teenust nii oma haigla üleselt, kus siis vähiravi toimub ju erinevates üksustes, kui ka juba haiglate vahel, ehk siis Pärnu haigla ja regionaalhaigla vahel. Nii nagu ma ütlesin, et algselt oli uuring, piloot planeeritud rakendusuuringuna, siis esimesel vahehindamisel muutus väga palju ja juurde tuli üsna mitu erinevat aspekti. Kõige keerulisem meie jaoks oli see, et rakendusuuringule lisaks, kulutõhususe hindamisele lisaks tuleb läbi viia randomiseeritud uuring. Tuleb moodustada võrdlusgrupp praegu olemasoleva standardkäsitlusega ja saigi siis seda teed mindud, see tekitas üsna
ütleme, olukorra ja kogu selle piloodi läbiviimise keerukamaks. Aga õnnestus meil 9 kuuga kaasata 177 patsienti, kes on teinud kliinilisi uuringuid, siis minu meelest on see väga suur number, väga suur number. Eesmärk oli 411 selleks, et see uuring oleks powerdatud. Meil oli 90 sekkumisgrupi patsienti ja 87 kontrollgrupi patsienti. Need on juhuvalikuna nendesse gruppidesse liidetud. Ma olen täiesti kindel, et see on Eesti esimene nii suur PROMS, kus on osalenud 177 patsienti. Ja 24/7, kas või öösel kell 2, on võimalik raporteerida ja võib saada ka vastuse väga paljudele küsimustele. Mis oli kontrollgrupp? See on regionaalhaigla põhine. Teistes vähikeskustes sellist süsteemi ei ole, kus kõik patsiendid, esmased patsiendid saavad õenõustamise, kus õdedele on välja töötatud otsustustoed tulenevalt võimalikest sümptomitest ja raviprobleemidest ja need on jaotatud ka astmetesse ja õde vastab telefonile tööpäeviti 2-3 tundi päevas, ülejäänud teeb muid ülesandeid ja patsiendil on võimalik mobiiltelefoniga õde kätte saada, õel on otsustustugi, arst on vajadusel kõrval. See oli kontrollgrupi abi ja sellisena töötame me tänaseni edasi. Mis me siis tegime ja mis me suutsime? Kõigepealt läbi Kaiku platvormi üle 22 000 sümptomi käsitluse. Kui palju inimtööjõudu oleks selleks vaja, mida praegu aitas meid tehisaju. Patsientidele lahti võttes 6 kuu jooksul ühe patsiendi kohta 8,6 sõnumit. Alla 1% kontaktvastuvõttu. Ka need on vajalikud, kui teema on tõsine. 30% EMO-sse pöördumistest tulenes Kaiku soovitustest. Kui te mäletate, siis ma ütlesin, et üks eesmärke oli vältida mõttetuid EMO-sse pöördumisi. Samas platvorm annab nõu pöördu EMO-sse. Need on kriitilised situatsioonid. Ma toon ühe näite, mis on sellest samast piloodist ja elust enesest. Patsiendil tekkis probleem nädalavahetuse eel. Tööpäev oli läbi ja esmaspäev oli riigipüha. Nii et tõenäosus saada kedagi kätte oli 3-4 päeva kaugusel. Kaiku platvorm, kuhu ta sisestas oma probleemi, ütles patsiendile pöördu EMO-sse. EMO-sse pöördumisel diagnoositi sepsis ja patsient on elus. Vaevalt oleks nii hästi läinud, kui see oleks olnud 4 päeva pärast. Seega, ka see on juba väga suur väärtus. 77% meie patsientidest hindasid uuringu lõpus, et see platvorm aitas neil iseseisvalt toime tulla. Ja selle 6-kuulise perioodi käigus suurenes nende patsientide hulk, kes ütlesid, vähenes, kes ütlesid, et Kaiku neid üldse ei aidanud või aitas vähem, kui nad lootsid. Ja nüüd see võrdlusgrupp, ka need numbrid on tegelikult muljet avaldavad, et ka 90 ja kohati ligi 100% ütlevad, et ka see kontrollgrupp, kes saab praegu abi telefoni nõustamise teel, on tegelikult väga rahul. Ma olen täiesti nõus, et kõik pingutused, mis me teeme väärtuspõhisema tervishoiu nimel, on igat liigutust väärt. On väljakutseid, loomulikult on kasvupoolt ja kasvupoolt me näeme rohkem. Väljakutseteks tehisaju usaldamine. Me oleme harjunud suhtlema inimene inimesega. Sidusrühmade kaasamine, mis on ääretult oluline. Ühistegemine, koos tegemine
ja andmete kogumine ja analüüs. Kaasnev kasu paraneb patsientide kaasamine, tervishoiusüsteemi inimkesksus kindlasti suureneb ja paraneb. Teenuse ja terviseinfo kättesaadavus on tegelikult kodus. Patsiendi tervisekirjaoskus ja enda eneseabi võimaluste oluliselt laiem kasutus, ravikvaliteedi ja ka elukvaliteedi paranemine, turvalisus. Mul on küsimused, millele ma ei saa vastuseid, aga ma tean, et ma võin saada neid läbi platvormi. Siis sel hetkel, kui küsimused tekivad, ja patsiendi ohutus. Ja varasematest uuringutest mujalt maailmast ja tegelikult ka meie väikesest piloodist tuli välja see, et patsientide ärevus ja see, kui nad hakkavad tundma ka tõsisemaid probleeme ja kõrvaltoimeid, saabub 3. kuul, mitte kohe. Kohe tegeletakse uue informatsiooniga, raske haigusega, raviprotsesside alguse ja kõige sellega. Ja seal 3. kuul on ka elukvaliteedi paranemise skaalad kõige paremad. Muidugi, õppetunnid, küsimused, kohati vastamata küsimused ja ka kogemused hästi väärtuslikud. Kõigepealt, need on meeskonna poolt kokku pandud, kokku korjatud. Kas me peame kordama seda disaini oma pilootides, mis on mujal kinnitust leidnud? Ma ennekõige mõtlen randomiseerimist, efektiivsushinnanguid ja kõike seda. Loomulikult kõike tuleb kohandada meie võimalustele ja meie olukordadele. Milliseid andmeid ja millise spetsiifilisusega me oma praegustest infosüsteemidest kätte saame? Sest et me võrdlesime 2 gruppi ja me kasutasime andmeid nii regionaalhaigla andmebaasist, Tervisekassa andmebaasist, Pärnu haigla andmebaasist ja nii edasi. Toon ühe näite. Hospitaliseerimiste vähendamine. Aga mis põhjusel? Vastuvõttu arvu vähenemine. Äkki pöördus mõne muu haigusega. Töövõimetuslehel oldud aja vähenemine. Samamoodi, mis põhjusel? See on kõik ääretult tähtis, aga me ei suuda praegu lihtsalt neid andmeid selliselt kokku võtta, et adekvaatselt järeldusi teha. Ja kes on digivõimekas patsient? Kas see, kellel on nutitelefon? Kas see, kes loeb sealt uudiseid? Kas see, kellel on e-maili aadress? Kas see, kelle perekond on nutivõimekas ja aitab vanaema? Meie hindasime nutivõimekust sellega, et patsiendil on toimiv e-maili aadress. Kas see on õige? Ma ei tea. Ma täna arvan, et ei ole, aga nii tookord sai otsustatud. Valimiks sai võetud soole ja rinnavähi patsiendid. Lihtsalt neid on arvuliselt sedavalt palju, et seda eesmärki täita. Samas äkki suurem kasu ja tõenäoliselt on nendest promsidest nendel paikmetel, kus patsientide sümptomatoloogia on raskem. Mis on kaasamisettepanek õige ajahetk? Nagu ma ütlesin, kui patsient, tema perekond saab teada kasvaja haigusest, ravist, ees ootavatest protsessidest ja siis tuleb keegi ja pakub, et kuule, mul on üks asi veel. Et võib-olla oli äraütlemisi ka selle kandi pealt, et seda infot ja kõik oli liiga palju. Ja nii nagu ma ütlesin, üle 400 patsienti oleks pidanud kaasama, mis oleks andnud jõu tõestamiseks. Ma ütlen täna 9 kuuga. Ebareaalne ilmselt. Aga kuhu edasi? Päris kindlasti patsient peab olema kaasas. Ja kaasatud raviprotsessi ka oma vastutuse, omapoolse panuse ja ka võimalusega seda sisendit anda. Patsiendi ressurss on samamoodi asi, mida kasutada. Ressurss selles mõttes, et info jõuaks
ja ka nõuanded jõuaks. Kaugteenus on patsiendikeskne ja kuluefektiivne ja promside või e-proode kasutamine annab selge lisandväärtuse. Ma arvan, me oleme täna ülemineku perioodis, kus mingi osa meie ühiskonnast selgelt pelgab tehisintellekti, tehisaju kasutamist vahel. Isegi kui me mõtleme tagasi, siis ei ole kaugel see aeg, kus kõik patsiendid tahtsid rääkida arstiga. Täna me vabalt räägime õega, pole üldse probleemi. Aga siin samas on tehisaju, kui seda targalt kasutada, siis sellest on kindlasti abi. Meil on süvenev personalidefitsiit, see ei parane ja meie patsientide arvud suurenevad. Tuleb otsida lisalahendusi ja üheks selleks võib olla tehisaju. Kõik uus võtab aega. Harjumine võtab aega, rakendamine võtab aega ja me ei tohiks seda seal kaotada, kus me tegelikult täna teame, et arenenud riikide kogemus, kus seda kasutatakse, on meile toeks ja tõestuseks, et me saame sealt õppida ja me saame seda sobivaks kohendada. See on mu viimane slaid, ma olen ajast üle rääkinud, et jätan selle siia lihtsalt taustaks, kuni vastan küsimustele, kui neid on tekkinud ja see on patsientide tagasiside, lihtsalt nopped. Aitäh teile! Suur. Aitäh! Mul on üks küsimus publikult ja see läheb, ütleme nii-öelda ka täna teiste ettekannete sisse, et kuidas või kuhu me saame tõmmata piiri innovatsiooni ja siis tõenduse astme vahel. Just selles mõttes, et kui uuringus viidi läbi kliiniline randomiseeritud uuring, teame, et tervishoius, teaduses see on see kuldstandard. Kuidas me saaksime siit edasi liikuda või missuguste lähenemistega? Et innovatsioon ja nii-öelda see tõenduspõhine taust. Innovatsiooni koht selles konkreetses uuringus on päris kindlasti see, et esmakordselt me kaasasime patsiendi tema raviprotsessi ja tegime selle läbi tehisaju ja e-lahenduse ja ka see, et selle sama e-lahendusega oli kaasatud partnerhaigla, me proovisime ka nii-öelda tõelist kaugteenust ka erinevate ravimeeskondade vahel. Et meditsiinis me ei saa üle ega ümber sellest, et meil on tõenduspõhisus olemas. Sealt ei tahagi keegi kuhugi väljapoole minna, sest me ikkagi toimetame nende andmete piires, kus on efektiivsus tõestatud. Aga just see lahendus, kuidas seda teha, milliste abivahenditega, et siit on selge samm edasi sinna innovatsiooni poole. Suur aitäh! Küsimus oli tegelikult veel rohkemgi, aga kahjuks ei jõua neid ära küsida ja kiidusõnad ka publiku poolt, et väga-väga oluline ja huvitav projekt. Ma loodan, et see tee läheb siit julgelt edasi, et see kõik, mis kirjeldatud sai, saaks ka igapäeva osaks ja reaalsuseks.